Tere päevast, head investorid ja kõik teised, kes te meid täna vaatate ja kuulate. Alustame Infortar Grupi 2025. aasta esimese kvartali tulemusi tutvustava veebiseminariga. Mina olen investorsuhete juht Kadri Laanvee ja koos minuga annavad täna ülevaate juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja tegevjuht Martti Talgre. Me alustame tegevuse ja olulisemate sündmuste ülevaatega 2025. aasta esimeses kvartalis ja seejärel peale presentatsiooni vastame ka küsimustele. Kui keegi hetkel veel soovib oma küsimust esitada, siis on võimalik seda teha Teamsis, kasutades Q&A nuppu ja märgin ära, et tänast esitlust salvestatakse ja see on hiljem kättesaadav Infortari investor veebis. Aga alustame siis ülevaatega ja esmalt annangi sõna meie juhatuse esimehele Ain Hanschmidt, palun. Tere päevast, lugupeetud aktsionärid, lugupeetud investorid. Infortari esimese kvartali müügitulu kasvas ligikaudu 20%. Jõudsime oma käibega 447 miljoni euroni. Meie bilansimaht, varade maht kasvas 2,6 miljardi euroni, vaadates eelmise aasta sama ajaga siis ligi 2 korda. Ja muidugi investeeringud tegime aasta alguses esimeses kvartalis 22 miljonit eurot. Mis oli siis esimeses kvartalis või miks meil käive nii suurelt kasvas, oli ikkagi põhiline põhjus selles, et me konsolideerime nüüd juba täielikult Tallinki, aga teiselt poolt tekkis ka meil probleem, et Tallinki sesoonsus või kasumi erinevad hooajad, kuidas ta kasumit teenib, et kõrghooaegadel suvel teises ja kolmandas kvartalis on põhikasumid ja esimeses kvartalis ja neljandas kvartalis Tallink reeglina ei ole nii efektiivne. Ja siis selle aasta alguses oli Tallinki kahjum esimeses kvartalis 33 miljonit eurot. Põhipõhjus oli siin selles, et 4 laeva seisid sadamas, ei olnud võimalik neid rakendada ja tänu sellele siis ka see suur kahjum. Õnneks on Tallinkil nüüd kõrghooaeg ees ja ka nendest 4 laevast üks on juba maha müüdud, Star müüdi maha ja 3 laevaga osas Tallinki juhtkond töötab, et leida võimalusi neid kuskil kas välja prahtida või siis maha müüa. Ja meie energeetikaäri oli üldjoontes kasumlik, aga see talv, nagu te kõik teate, oli erakordselt soe ja gaasi müük oli või gaasi müümisel oli kõikidel ettevõtetel või gaasimüügiettevõtetel ülejääk, toimus ka tarbimise langus. Ja meil gaasimüük ja trading andsid kahjumit, aga tänu sellele, et meil on ka jaotusvõrgud ja korralikult investeeritud infrastruktuuri, siis me üldjoontes olime kasumlikud niimoodi, et Infortari kogu grupi kahjum, mis puudutab siis Infortarit kui emaettevõtet, oli 4,5 miljonit eurot. Aga Infortari ikkagi praeguse momendi eesmärgid on meil oma efektiivsust tõsta. Et me praegusel, nagu ma juba Tallinki osas rääkisin, ka Tallinki inimesed ja juhtkond töötab väga aktiivselt, et kõrghooajale vastu minnes, et me need kahjumid püüame järgmistes kvartalites tagasi teenida ja kasumlikuks minna. Samatmoodi ka energeetikaäris me praegusel momendil loodame, et järgmised 3 kvartalid on meil paremad, efektiivsemad kui eelmine aasta samal ajal. Ja muidugi meie kolmas sektor, kinnisvara, annab meile stabiilse sissetuleku. Meil
on tänase päeva seisuga juba 141 000 ruutmeetrit kinnisvara ja 30 000 ruutu on nüüd ehitamisel. Ehitame uut depokeskust Lasnamäele. Jah, minu poolt või mis on nagu oluline, et me tahame ikkagi pidevalt laieneda, otsida stabiilsemaid sissetulekuid ja eelmine aasta me siis investeerisime põllumajandusse ja nagu te kuulsite, ka tuli värske uudis, kus me oleme alla kirjutanud lepingu Estonia suurfarmide ostmiseks ja Konkurentsiamet siis peaks andma siin lähikuudel loa nii Eesti kui Läti Konkurentsiamet ja kui oleme need load kätte saanud, siis saame tehingud lõpuni viia. Et läheme järgmise slaidi peale üle. Ega mul siin rohkem midagi juurde lisada ei olegi, et lähekski siis esimese kvartali konkreetsete tulemuste juurde. Aitäh, Ain! Et kommenteerin siis omalt poolt tulemusi. Praegu siis ekraanil on näha 2025 aasta esimene kvartal, 2024 täisaasta ja samuti võrdluseks siis 2024 esimene kvartal. Kontserni konsolideeritud müügitulu kasvas aastaga 20%, peegeldades eelkõige siis kontserni laienemisvõimet. See suurenemine tuleb Tallink Grupi numbrite konsolideerimisest esimeses kvartalis 2025. Liikudes edasi, siis EBITDA võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on siis märkimisväärselt langenud. Seal sees on siis -3 miljonit eurot Tallink, aga samuti siis ka Elengeril oli 2024 esimeses kvartalis erakordselt hea tulemus, et kui võrrelda seda nüüd aastalõpu numbriga, siis võib öelda, et pool eelmise aasta EBITDAs oli juba esimeses kvartalis meil teenitud, et see aasta on lihtsalt natukene teistmoodi. Et Martti hiljem räägib täpsemalt segmentidest ise põhjalikumalt, aga siis energeetika segmendi kasumlikkust mõjutas siis kõrge konkurents turul. Gaasimüügist teeniti võrreldes eelneva perioodiga vähem raha, küll aga näitasid siis väga head tulemust energeetika segmendi võrguettevõtted. Samuti on esimeses kvartalis sees ka meie värskelt soetatud Elenger Polska tulud. Liikudes edasi, siis esimene kvartal lõppes Infortar kontserni jaoks ärikahjumiga. Nagu juba öeldud, negatiivset mõju andsid siis Tallinki tulemused, et Tallinki 3 kuu kahjum 33 miljonit eurot kandus edasi ka Infortari esimese kvartali tulemustesse ja täiendavat mõju avaldas siis tulumaksukulu 1,7 miljonit eurot ja samuti suurenenud intressikulud 12 miljonit eurot. Esimese kvartali kahjumiks kujunes 14,6 miljonit, millest siis Infortari osanikele kuuluv osa on 4,5 miljonit. Meie ärid jätkavad laienemist, tervikuna energeetika valdkond teenis siiski kasumit ja samuti on näidanud kasvu ka meie kinnisvarasegment, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on siis juurde tulnud 28 000 ruutmeetrit ärikinnisvara. Klaariksin korra ära veel ühe eelmise aasta lõpunumbri, et kui me veebruari lõpus näitasime puhaskasumi numbriks 175 miljonit eurot, siis tänaseks on sellest saanud 194 miljonit. Ja põhjus on siis Tallinki laevade ümberhindluse reservis, mida Infortar algselt oma kasumiaruandes ei kajastanud, kuna Tallink ise kajastab seda oma omakapitali koosseisus ja mitte kasumi koosseisus, siis tegime samamoodi. Aga audiitorid siis juhtusid tähelepanu, et vastavalt IFRS punktile 3.19 tuleb seda siiski läbi kasumiaruande näidata, et vastav parandus tehti siis Infortari auditeeritud numbrites. Prognoose me Infortaris ei väljasta, aga sellegipoolest näeme, et ettevõte on täna tugevas seisus. Varade maht on võrreldes eelmise aastaga sisuliselt kahekordistunud. Meil on vaba raha jääk 150 miljonit eurot, mis võimaldab meil jätkata investeeringutega.
ja maksta ka investoritele dividende. Meie kohustised on kasvanud proportsionaalselt varade mahuga, sisse on konsolideeritud Tallinki laenud. Leiame, et ettevõtte võimendus on hetkel mõistlikul tasemel ja võimaldab meil jätkata senise äristrateegia elluviimist. Esimeses kvartalis ühtegi suuremat investeerimisprojekti ei olnud, kuid vaatamata siis keerulisele majandusolukorrale jätkab Infortar investeerimisvõimaluste otsimisega ja seda ilmestab ka täna hommikune uudis siis Estonia Farmid tehingust. Aga aktsiateemadel annaksin sõnajärje ja Ain sulle tagasi, et äkki räägid natuke, kuidas siis läinud on? Aktsind te olete kõik näinud ja mis on nagu meeldiv öelda, et selle aasta algusest on ikka aktsind kogu aeg olnud üle 40 euro ja viimastel kuudel ka siis 45 euro peale, et tegelikult see kasv nüüd päris algusest, kui me 15. detsember või 14. detsember 2023 tulime börsile, siis aktsiahind on kasvanud 78,5%. Ja mis on nagu kõige tähtsam selle juures, et aktsiahind on ikkagi see näitaja, mis näitab, et palju investorid meisse usuvad. Mis on kõige tähtsam on see dividendide ettepanek, et kui edasi minna järgmisele slaidile, siis nagu juba eelkõneleja ütles, et meie eelmise aasta kasum oli 194 miljonit eurot ja see tähendab, et meie ettepanekud ikkagi jäävad jõusse, juhatuse ettepanekud, mida peab siis aktsionäride üldkoosolek siin lähitulevikus kinnitama, et me plaanime maksta siis dividende 3 eurot aktsia kohta. Ja see on siis ligikaudu 61 miljonit eurot. See on absoluutnumbrites siis suurem kui eelmine aasta samal ajal. Et lähme edasi, jah. Ja siis ka mõnesõnasest viimasest strateegilisest otsusest või laienemisest või viimasest uudisest, et 2. mail siis sõlmiti Infortari vahel, Infortar sõlmis lepingu siis Estonia Farmide, osahing Estonia Farmide ostmiseks. Ja praegusel momendil, kui nüüd minevikku tagasi minna, siis aasta tagasi me investeerisime Alinga suurfarmi, saime Alinga suurfarmi omanikeks 51%-ga, tegime ka siis ülevaate Eesti põllumajandussektorist ja vaatasime, et tegelikkuses oleks selle võimalus ka laieneda. Kui me Alinga suurfarmi investeerisime, siis meil põhiidee oli ikkagi, nägime siin sünergiat ja põhieesmärk oli ikkagi biogaasi toota. Aga järjest rohkem näeme, et praegusel momendil põllumajandussektor on kasvav majandusharu ja kuna me Alingasse investeerisime, esimese aasta tulemused olid väga edukad ja juba eelmise aasta sügisel oli võimalus Estonia omanikega kohtudes, meil tundus, et need hinnad on liiga kõrged ja siis kui me kuulsime, et härra Helenius loobus tehingust või ei ostnud, siis me pöördusime uuesti Estonia omanike poole ja jõudsime nende hinnavahemikes kokkuleppele, ostuhindades kokkuleppele, siis tegime siin 2 kuud tööd, siin due diligence'id ja kõik lepingud ja siis 2. mail kirjutasime alla. Me arvame, et selle meie põllumajanduse sektori käiva peale seda, kui me oleme Estonia omandanud, on meil üle 30 miljoni euro. Meil on ligikaudu 8500 lüpsilehma ja noorlooma. Meil saab olema siis kokku vist haritavad maad ligi 15 000 hektarit. Aga eks me sellest põllumajandussektorist eraldi räägime täpsemalt, kui meil on juba Konkurentsiametilt load saadud. Aitäh, Ain, et annan nüüd sõnajärje üle Infortari tegevust Martti Talgre räägib siis täpsemalt meie ärisegmentidest.
tere ka minu poolt, et nagu Kadri ütles, et siis räägin või annan natuke põhjalikuma ülevaate siis meie 3 peamise segmendi tulemustest esimesel kvartalil ja alustan siis Tallinkist, mis on meie segmentidest kõige suurem. Tallink on siis Läänemere juhtiv laevandusettevõte, millest me tänase seisuga omame ligi 70%, et 68,5%. Me usume, et ettevõte on fundamentaalselt väga tugev ja kriisides karastunud, aga nagu siin juba Ain rääkis ja eelmisel nädalal tutvustas Tallink oma esimese kvartali tulemusi, et siis võrreldes eelmise aasta väga võimsa esimese kvartali tulemusega jäid selle aasta tulemused oluliselt nõrgemaks. Aga enne kui ma tulemustest räägin, et Kadri, paned äkki järgmise slaidi, et mis Tallinki puhul on oluline see, et Tallink jätkuvalt vähendab oma laenukoormust, et kui siin eelmise aasta alguses oli Tallinkil ligi 600 miljonit eurot investeerimislaene, siis sellest on tänaseks alles jäänud 450, et see on väga tempokas laenu tagasimaksmine ja Tallinki varade maht või siis laevad on endiselt väga head. Ja kuna laenukoormus on selgelt kahanenud, siis on tekitanud ka võimaluse Tallinkil dividendi maksta, et Tallink maksab see aasta siis 6 senti aktsia kohta dividendi ja Infortar siis vastavalt oma dividendistrateegiale kannab selle oma aktsionäridele edasi. Aga kui nüüd vaadata finantstulemusi, et siis peamiselt on ikkagi need mõjurid olnud üldine geopoliitiline olukord ja majanduskeskkond. Ehk siis meie peamiste turgude Soome ja Eesti makromajanduslik pilt ei ole väga tugev. Teisalt mõjutas meie kasumlikkust esimeses kvartalis ka see, et 4 meie laeva seisid sadamas. Väga positiivne on see, et tänaseks üks nendest laevadest on juba ära müüdud, et Star 1 on saanud uue omaniku ja see kindlasti näitab seda, et meie varasid soovi või vajaduse korral on võimalik kas siis müüa või mujal tööle panna. Kui võrrelda siin selle aasta esimese kvartali tulemusi eelmise aasta tulemustega, siis on oluline meeles pidada ka seda, et eelmise aasta tulemustes oli siis ühekordne element ligi 20 miljonit eurot, 19 miljonit eurot erakorralist tulu. Ja see aasta siis nagu vastupidi, meil olid laevad, mis seisid sadamas ja kulutasid ja raha ei teeninud. Ehk siis sellepärast me arvamegi, et Tallink fundamentaalselt on endiselt väga tugev ettevõte ja võttes arvesse ka seda, et Tallinki äri on oma olemuselt väga sesoonne, et esimene kvartal on alati ajalooliselt olnud kõige nõrgem. Siis me usume seda, et siin järgmistel kvartalitel suudab Tallink jälle tublit tulemust teha. Kui nüüd liikuda edasi energeetika juurde, siis siin slaidil on pilt Poolast, kus on siis näha seda, et meie Poola ettevõte on tänaseks ümber nimetatud ka Elengeriks, ehk siis kõikides riikides, kus meie energiaettevõte toimetab, tegutseme me nime Elenger all. Suuruselt on siis energeetika segment meie teine investeering. Oleme siis 9 aastaga kohalikust Eesti gaasiettevõttest arendanud välja regionaalse ja suurima erakapital põhineva energiaettevõtte. Ja tänane olukord on see, et Eesti osa kogu meie turust on alla 20% või kogu meie tulust, et see kasv on tulnud väga palju väljaspoolt Eestit ja laienemisest. Aga kui nüüd liikuda järgmisele slaidile, siis tegelikult teine oluline muutus siin aastate jooksul on olnud see, et kui Elenger või siis varasema nimega Eesti Gaas peaasjalikult tegeles energiamüügiga, see andis kõige suurema osa meie käibest, kõige suurema osa meie kasumist, siis viimaste aastate investeeringute tulemusena on see pilt muutunud. Tänaseks meie kõige tähtsam tükk energiaärist on meie infrastruktuuri äri, kus siis kõige suuremad osad sellest on meie Läti gaasivõrk Gaso, mis on tänaseks väga kenasti kogu grupiga ära integreeritud ja samuti väga oluliseks tükiks siin siis Poolas eelmise aasta lõpus ostetud ettevõtte. Samuti kuulub meile siis jaotusvõrgu ettevõtte Eestis ehk kokku on meil juba ligi 10 000 kilomeetrit gaasivõrke. Kokku teenindame umbes 400 000 klienti ja täiendavalt siis on meil ka LNG võimekus, et nii punkerlaev kui siis veokid, millega me saame tarnida LNG-d kaldal asuvatele klientidele. Ja samuti omame siis CNG tanklavõrku Eestis, kus me müüme oma poolt toodetud biometaani.
Energiamüük on meie jaoks loomulikult endiselt oluline, aga lihtsalt infrastruktuuri tähtsus on oluliselt kasvanud, et me oleme üks juhtivaid maagaasimüüjaid Soome-Balti turul. Turuosa meil on umbes 20% ja kindlasti laienemine Poola turul saab olema väga oluline, et Poola turg oma olemuselt on kasvav turg ja näeme seal kindlasti perspektiivi. Ja siis kolmas osa meie energiaportfellist on energia tootmine, mis oma olemuselt on siis taastuvenergia tootmine, et seal on meil siis ühisettevõtte Alexelaga, kus me omame 3 biometaani tootmise jaama. Alustasime ka ehitust, uue biometaani tehase ehitust Halingale. Tänaseks on seal juba tornkorana püsti ja järgmise aasta esimesel poolel peaks sealt biometaani tootmist tulema. Meil on ka päikseparke, meil on erinevaid energiakandjad ka arenduses ligi 100 megavatti suuruses, et kindlasti näeme kasvu ka energia tootmises. Aga kui nüüd rääkida esimesest kvartalist, siis alustan sealt pihta, et meie energiamüügimahud vähenesid ja selle põhjuseks oli siis soojem talv. Kogu turumahud vähenesid ja fakt on see, et nii sooja talve pole vist ajalooliselt meie piirkonnas varem nähtudki. See tõi kaasa ka selle, et meie käibemahud vähenesid. Siin on oluline meeles pidada, et kõikides nii käivetes kui ka mahtudes on sees meil ka täna juba Poola mahud, ehk siis see iseloomustab väga hästi, kuidas Balti turg ongi jäänud pisemaks tänu sellele, et oli soe. Miks me käive eelmise aasta tulemusele ka natuke alla jääb, on see, et gaasi hind on lihtsalt normaliseerunud ja on oluliselt taskukohasemaks muutunud. Kui vaadata meie EBITDA genereerimist, siis võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga on see tulemus tagasihoidlikum. Samamoodi eelmises kvartalis oli erakorralisi või väga tugevad elemente sees, et usume, et selle aasta järgnevad kvartalid võiksid tulla tugevamad. Ja mis on siin siis oluline on see, et me ikkagi, nagu ma juba mainisin, jätkame äri laiendamist, et töös on siis meil uue biometaani tehase ehitamine Halinga farmi kõrvale, et ma arvan, see kindlasti on jälle väga oluliseks sammuks meie äri laiendamisel. Kui liikuda edasi kinnisvara juurde, siis kinnisvara on meie kõige stabiilsem segment. Esimeses kvartalis andsime üle siis uue Rimi logistikakeskuse, mille piltide siin paremal pool näete. Aga üldiselt on see, et oleme siin vaikselt aga rahulikult edasi rühkinud, et tänaseks on meil siis välja üüritud pind oli ligi 141 000 ruutmeetrit, see on siis 18 objekti. Oleme laenukoormust hoidnud suhteliselt samal tasemel, mis ta siin viimased aastad on olnud, aga nii käive kui EBITDA siis kergelt liigub ülespoole. Ja mis on meie kinnisvara puhul ka oluline on see, et me mitte ainult ei oma ja rendi kinnisvara välja, vaid tegelikult me ka seda ise arendame, ehitame, et siin on siis viimaste aegade kõige põnevamad objektid välja toodud, et üleval vasakul on siis Pärnu silla ehitus, üleval paremal on siis uus Rimi logistikakeskus, all vasakul on siis värsked pildid ehitusplatsid Halingas, kus siis ehitatakse esimesi kääriteid ja siis all paremal on pilt ehitusse läinud Teppu poest Lasnamäel. Aga siin ma annan sõna järje tagasi Ainile. Et Infortar siis investeeringule, et kui kokku võtta, siis meie, nagu numbrites oli näha, siis meie varad on nüüd kasvanud selle aasta alguse jõudnud juba 2,6 miljardi peale, võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga on see kahekordne kasv. Ja meie omakapital on jõudnud ligikaudu 1,2 miljoni peale, kuigi meil esimene kvartal olime 4 miljoniga kahjumis, siis omakapital kasvas 20 miljonit vastavalt IFRS-i standarditele. Et selles suhtes oleme praegu igati tugev ettevõte. Ja edasist kasvu me ikkagi otsime.
aga me tahame kasvada efektiivselt, me tahame kasvada kasumlikult, et praegusel momendil põhitöö läheb ikkagi selle peale, kuidas oma efektiivsust ja kasumlikkust suurendada. Ja me olen juba mitu korda seda ka korranud, et meie see ärifilosoofia on agiilne, et vaatame, et reageerime kiiresti, vaatame, mis võimalused tekivad ja tingimata näeme ikkagi sünergiat kõiki nende erinevate oma valdkondade vahel. Põllumajanduse ja energeetika vahel on ju selge sünergia juba siin on niinimetatud biogaasi tootmine. Ja juhtimise osas jätkame ikkagi samat moodi, et meil aktsionärid on aktiivselt võtavad juhtimisest osa. Ja kuna bilanss on tugev, omakapital on tugev, eelmise aasta kasum oli ka suurem, kui esialgu välja öeldi 194 miljonit eurot, siis tõesti me ka sellel aastal kavatseme dividende maksta 3 eurot aktsia kohta ja seda siis esimesed dividendid maksame välja, on praegu plaanid maksta juulikuus välja ja siis 1,5 eurot ja teine 1,5 eurot siis detsembrikuus. Et aitäh, kui kellelgi on küsimusi, siis palun. Jah, et aitäh, Ain, et tõesti meil on juba siin saadetud mõned küsimused, oleme lubanud neile vastata, aga eelisjärjekorras vastame ära need küsimused, mis meile enne seminari algust meilid jälle edastati. Esimene küsimus, Ain, kui sa saad palun vastata, et kas te kahetsete ka Tallinkis osaluse suurenemist nüüd, kui esimese kvartali kahjum oli 33 miljonit? Ei kahetse, me ikkagi Tallinki tunneme läbi ja lõhki ja me teame, et see business on sesoonne ja Tallinkil praegu kõrguaeg on ees. Ja selge on see ka, et need laevad, 4 laeva, mis siin sadamas seisid, et see oli nagu ajutine nähtus, et üks on juba maha müüdud ja ma arvan, me ka ülejäänud 3 leiame rakenduse või müüme maha, mis on, kuidas öelda, väga selge plaan, kuidas Tallinki efektiivsust tõsta. Aitäh. Järgmine küsimus. Mis saab nendest 3 laevast, mis praegu seisavad, kas nendel on ka huvilisi? Läbirääkimised käivad erinevad ja nagu kuskile jõutakse tõsiste otsusteni või on lepingud alla kirjutatud ja rahad üle kantud, siis anname teada. Ja täpsemalt kommenteerib Tallinki laevadega seonduvad siis Tallinki juhatus ja samuti annavad nad kõikidest uutest infokildudest teada kindlasti börsiteatega. Mis hinnaga oli Saar Tallinki bilansis? See vist on täpselt see, et see on Paavo kommenteerida, et seda me Infortari poolt kahjuks kommenteerida ei saa. Et suuname selle küsimuse Tallinkile. Aga meil olid veel mõned küsimused põllumajanduse kohta, et kasutame siis ära, Ain, et sa siin täna meiega oled. Et kui oluliseks võiks saada Infortarile pärast Estonia farmide ostmist põllumajandusvaldkond, millised on suured investeeringud, mis oleks pärast omandamist vaja selles vallas teha? Ja kui palju Estonia farmide ostmiseks meil raha kulub? Ütleme, seda informatsiooni me saaksime täpsemalt rääkida siis, kui see otsus on juba või ütleme, kui tehing on tehtud. Praegusel momendil me oleme allkirjastanud lepingud, ostu-müügilepingud ja Konkurentsiameti käest peame saama load ja kinnitused, et siis me kommenteeriks seda täpsemalt, et praegusel momendil võib-olla on vara veel rääkida, kuigi me arvame, et ei ole mingit probleemi Konkurentsiametiga, nii Eesti kui Läti Konkurentsiametiga, aga igaks juhuks siis varem ei kireks, kui kõik on ära juba tehtud. Just Estonia kohta ütleks seda, et Estonia näol tegemist on selgelt Eesti ühe kõige kõvema põllumajandusettevõttega ja ma arvan, et siis nagu maa kvaliteedi mõistes ka Eesti tippkvaliteet. Ma arvan, see on ka põhjus, miks me sinna ettevõttes julgesime investeerida, et me ostame kindlasti turuliidrit. Aitäh. Ja üks küsimus veel, et kas peale Estonia farmide omandamist jätkuvad investeeringud Halingas? See tähendab, et kas te jätkate omandatud farmide edasiarendamisega tegevuse suurendamine või näete kasvu veel mõne farmi lisandumisega? Ei, kindlasti jätkame investeerimisega. Et me näeme, et põllumajandussektor on majanduses kasvav varu
ja kui vaadata aastal 2021 Eesti Vabariigi valitsus kinnitas oma teaduse, innovatsiooni ja majanduse arengu kavad, siis seda lühidalt kokkuvõttes võiks niimoodi ühe lausega öelda, et Eestis on nagu eelisarendatud puit, toit ja maavarad. Ja kui vaadata nüüd Eesti laiuskraadi, siis Eesti peabki nagu rahvusvahelises tööjaotuses endal koha leidma just Euroopa Liidus ja põllumajandus, just piimatootmine on see, mis on tegelikult meie konkurentsieelised, et meie see efektiivsus on väga kõrgele tõusnud ja ma arvan, et piimasaadused saavad olema tulevikus ja on juba praegu üks Eesti suur ekspordiartikkel. Et potentsiaali on siin palju ja me jätkame investeeringutega. Aitäh, Ain ja aitäh, Martti, et aitäh kõigile, kes meid siis täna vaatasid ja kes meid ka hiljem järgi vaatavad. Kui teil on jätkuvalt küsimusi Infortari kui investeeringu kohta või näiteks selle kvartali tulemuste kohta, võite julgelt mulle helistada või kirjutada. Minu e-posti aadress on kadri.laanväät@infortar.ee. Kell 14.00 jätkame juba siis ingliskeelse seminariga ja aitäh! Aitäh! Aitäh!